tere! Täna räägime veel kord jalahooldustoodetest. Sattusin lugema ühte põnevat artiklit jalaravikabineti spetsialisti kirjutatud ja mul tekkis selline hea äratundmine, et tahan seda teiega jagada. Nimelt tema soovitas siis jalgadele rohkem tähelepanu pöörata jalahooldusele ja nimetas lausa nii, et jalgade hooldus on võrdväärne hammaste hooldusega, et hambaid me peseme hommiku ja õhtu ja ta tuletab meelde, et jalgade hooldus on ka väga oluline, et mitte nüüd just õhtu ja hommiku neid pesta, aga siis ikkagi igapäevaselt rohkem mõelda jalahooldusele. Ju siis ta näeb igapäevaselt neid jalamuresid. Ja ta soovitas siis vähemalt üks kord nädalas, kui sa siis iga päev ei kreemita, leota ja ei tee mingeid erihoolduseid jalgadele, siis vähemalt üks kord nädalas kindlasti võta selline põhjalikum selline turgutus ette. Ja minul on siin käes üks selline jalavanni vedelik, mis on hästi mõnus, niisutav ingveriõli ja mandariiniga. Ja ta on praegu meil Oriflame'i pakkumises väga hea hinnaga, et sellepärast ma tahan seda ekstra näidata, et kuni 27. aprillini on ta 1,59 hinnaga saadaval. Et no, kui sa praegu teda ei jõua osta, siis edaspidi tea, et ta on väga mõnus jalahooldusvahend ja võid ta osta 3 euri eest ka, aga siis praegu on ta veel paar päeva sellise ekstra hinnaga. Ja jalgade juures siis tõi see spetsialist välja see, et sul peavadki olema õiged jalahooldusvahendid. Ehk siis sa leotad, kreemitad ja kreemitamise juures ta tõi kenasti välja selle, et küünenahku me ju hästi palju näpuküüne, sõrmeküüne nahkadega me tegeleme, me neid tohterdame, me õlitame, me teeme maniküüri palju tihemini kui siis jalgadele. Ja ta ütles, et miks mitte siis ka õlitada siis ka varbaküüsi, eriti praegu, kui meil on talv möödas ja vastu suve saame siis nii-öelda jalad korda just nimelt selleks ajaks, kui tulevad juba lahtiste kingadega käimised ja võtta endale näiteks varbaküünte õlitamiseks üks vahend ja sõrmeküünte õlitamiseks teine vahend, et ole loominguline ja neid erinevaid õlisid või kreeme on Oriflame'i valikus päris hulga ja on ka sellised nii-öelda toetavad, niisutavad lakikesed sõrme, me mõtleme, kui me sellist purki näeme, siis et see on mõeldud ainult sõrmeküüntele. No ei ole, tegelikult võime ka vahepeal siis ravilakiga lakkida või turgutada siis sellise ekstra hooldavaga ka varbaküüned üle, et mis mitte. Mida ma veel tahan öelda nende õigete toodete nii-öelda kasutamise juures on see, et see spetsialist tõi välja, et kui sa siis leotad ja või pesed jalgu, et sa kuivata hoolega ära. Et ei ole nii, et sa lihtsalt pühid rätiku peale kuivaks, et ta toonitab just, et tuleb varbavahed ja kogu jalg ikkagi rätikuga kuivaks kuivatada. Ja kasutada siis ka jaladeodoranti või meil on olemas ka selline kuiv puuder, mida ma olen eelnevalt ka näidanud ja soovitanud, et ta on tõesti hea, et ta ei siis
aitab liigse higistamise vastu ja loomulikult natukene siis seda mentooli siin sees, ta hoiab sellise jala värske ka ja jalanõudesse saab teda ka siis raputada, et niiskust ei tekiks. Et see on oluline, et ei tekiks niiskusega mingeid seeninfektsioone ja jalgadel on ka siis hea ja mugav kuiv olla. Et siis jalatalk või deodorant, neid on ka meie valikus mitmesuguseid, kas ta on siis selline mentooliga või eukalüptiga, aga siin on üks tõeliselt sellise kvaliteetne jalahooldussari FeetUpist. Eriti ma juhin tähelepanu, et need, kus on need punased ristikesed peal, et need on tõeliselt tegijad, et ma olen näidanud neid kannakreeme, mis on minu klientide lemmikud ja mul endal ka peres lemmiktoode jalahoolduses, et need punased plussmärgid, et see on nagu kindel kvaliteedimärk. Et siin nagu eksida ja kahelda ei ole vaja, et need on head. Ja veel, mida tema siis tõi välja, on see, et tuleb jalgadega ka siis teha venitusharjutusi ja päkkadele näiteks tõusta, kas või siis hommikul putru tehes, kohvi keetes, et sa tõused päkkadele ja sellega stimuleerid siis esiteks tasakaalu, harjutad ja siis kõõluste venivus väga hästi siis hoiab need kõõlused, liigesed siis paindlikud, sest teadaolevalt on jalalabades ja kätes meil kõige rohkem luid ja liigeseid, kui üldse terves kehas kokku. Kõige rohkem on siis seal ja neid tasub tõesti siis aeg-ajalt liigutada ja ka siis jalgadel tähelepanu. Ja veel tuli mul sellega seoses meelde üks tuttav jalanõukaupmees, nii-öelda kingakaupmees rääkis sellise muuseas loo, et tegelikult on väga oluline, et sa päevas vähemalt 3 korda vahetad jalanõusid. Loogiline tegelikult on sul tänavajalanõud, king või saabas, sul on siis kontoris või töökohas olev king ja kodus sussid või kodukingad või siis käid paljajalu. Et see vahetus on hea, et sa ei pane nagu hommikul ühte saabast jalga ja siis õhtul siis enne või magama minekut siis võtad ära. Et hästi oluline on seal see, et sa vahetad jalanõusid päevas mitu korda ja see kõrgus ka. Et kui me praegu oleme kodukontoris üsna palju, siis palun väga, pane vahepeal kodus siis kontsad alla ja siis kõnni vahepeal kontsadega. Et see ei ole ju üldsegi mingi keeruline tegevus. Või siis tee neid teadlikult neid päkale tõusmise harjutusi. Et see on jala nii-öelda tervise seisukoha pealt väga-väga oluline ja hea. Et see oli siis selline väike meenutus meie headest kvaliteetsetest jalahooldusvahenditest FeetUp sarjast. Et leia endale siis aega ka varbaküüsi õlitada, vähemalt üks kord nädalas leota ära, pane kreem peale ja pane sokid otsa ja lase üleöö siis neil seal nii-öelda mõnuleda. Ja suveks on meil jalad täiesti korras, ilusad. Ja kui sul on vaja mingisuguseid näpunäiteid, siis küsi minu käest või soovitusi. Jagan hea meelega. Oleme terved ja kohtumiseni!